Kõigepealt siis väike maja, mis on projekteeritud arhitekt Eero Endjärve ja sisearhitekt Hanne-Loore Kääramehe õnnestunud paarisrakendis. 51 ruutmeetrit ühe maja jaoks on ikka nii vähe, kui üldse olla saab. Ometi on siia kõik eluks vajalik suudetud sisse mahutada. Kust projekteerimine algas, seest või väljast, millised olid piirangud, uurime asjaosalistelt. Passion House on oma sisearhitektuurilt äärmiselt funktsionaalne. Nüüd sina oled Passion House'i arhitekt. Kuivõrd sa ise seda maja projekteerides silmas pidasid, et ta oleks võimalikult praktiline või läbimõeldud oma projektilt? Või mis olid sinu jaoks üldse need lähteülesanded? Olid ka mingid piirid ees? Piirid tulevad sellise majatüübi puhul konkreetselt transpordivõimalustest. Palju on, kui laia sa saad teha, kui kõrge sa saad teha. Me ei pannud endale niivõrd seda kasti ette, kuhu me seda teeme, vaid mingisuguse praktika jooksul on kogunenud teatud selline tammi taha mingi vesi, mis vajab väljapäästmist. Ja selle maja saamislugu oli ka suhteliselt mitte nüüd keeruline, aga omapärane. Ta algas meil ikkagi sellest, et esialgne idee oli, et meil on maja sisu ainult majatehasest tehtud ja välimine kest on betoonist. Kuid selle betooniga tekkisid raskused, teda ei saa nii suures formaadis teha, teda on raske transportida ja nii me jõudsime siis täiesti puitmajani, mis on kaetud keraamilise plaadiga. See on niisugune pahempidi loogika, et miks peab puitmaja alati nägema välja nagu puitmaja. Et kivil on omad võlud, ta on vastupidav, hooldusvaba, ta ei vanu nii kiiresti kui puit ja nii edasi. Selle maja vorm iseenesest sündis sellisest võimalikult suurest lihtsuse püüdlusest, et kui lihtsaks on võimalik veel ajada. Seal olid omad niisugused energeetilised aspektid, et kõige kasulikum on aknad alati panna lõuna poole, sest sealt tuleb kõige rohkem päiksevalgus siis. Põhjapoolsed aknad neid ei ole mõtet panna, sest need on energiabilansis negatiivsed. Ja sealt ta sündis, et maja suur nokk, mis tal on selleks, et päike suvel sisse ei paistaks, suured aknad on selleks, et sügiseti, talviti, kevadeti tuleb päike sisse. Vormi lihtsus on selline, kellele meeldib, kellele ei meeldi. Teatud inspiratsioonid olid sellisest igihaljast arhitektuurist, mis ei ole mitte nüüd moeröögatus, vaid on ajas natuke püsivam. Üks inspiratsiooniallikas oli Mies van der Rohe paviljon 1936, Saksa paviljon. See oma kujult ja vormilt, olgugi et on juba 80 aastat vana, on tänaseni väga moodne ja ei tee vahet, kas ta ehitati siis või on ta nüüd ehitatud. Ja funktsionaalse külje pealt on alati hästi keeruline on funktsionaalsust tuua ohvriks vormile. Kuigi kuskil see tasakaal tuleb leida, et midagi sa ikkagi alati kuskil lõivu maksad. Võib-olla teatud asukohas see maja ei ole nii hea, kus naabrid on väga lähedal, väga suur avarus. Eestlane tahab privaatsust, ta ei taha seda, et järgmine suvila naaber talle akendes sisse vaatab. Aga samas me ei üritanudki teha nüüd igale maitsele. Me anname aru, et Eestis see turg võib-olla ei ole väga suur ja selle maja püstitamiseks võib-olla peab kõigepealt alustama krunti otsimisest, mitte vastupidi, et on krunt ja siis hakkame maja leidma. Milline see krunt võiks siis olla? Kuhu see maja võiks ideaalselt sobida? Seda tüüpi majad tahavad natukene suuremat krunti. See lõuna külg, et sellel oleks sellist kaugust ja avarust ja see kõik tuleb läbi nende akende elutuppa. Isegi kui see maja pindala on väike, siis see efekt korrutab selle pindala umbes 2. Et see terrass ees, et sul ei ole mingeid piiranguid, see õu ja kõik see tuleb elutuppa. Mis sina arvad, mis on sellise moodulmaja eelis võib-olla siis spetsiaalselt eriprojekti järgi tehtud maja kõrval? Üks on kindlasti kiirus. Maja üldiselt ei ole selline impulsost, kuna ta on väga kallis ja selle maja tegemiseks võetakse päris palju hoogu. Nüüd, kui võtta majatehase maja, siis on võimalik säästa umbes aasta-poolteist kuni 2. Projekteerimisaeg, ehitamisaeg, närvikulu platsil, närvikulu arhitektiga vaidlemisel, närvikulu eelarve kokkuajamisel. Sul on teada hind, sul on teada, sa võid seda maja enne katsumas käia, sisuliselt nagu auto ostmine. Sellel on teatud piirangud, sest valikuvabadus ei ole lõpmatu. Sa ei saa kõike seda, mida võib-olla klassikaline, et lähen arhitekti juurde, mul on niisugune pakett soove, et ma tahan neid tube ja teisi tube ja selle stiilis ja siis käib selline kombineerimine, et see kõik sisuliselt jääb ära.
ja ainukene ajakulu on ehitusloa ajamine ja selline bürokraatia. Selle maja, mitte konkreetse maja temaatika, vaid kogu selle seeria idee on olnud ka selles, et siis kui me seda tegime, siis me surfasime päris palju ka kogu maailma ja Eesti ja Põhjamaade majatehase toodangu. Hästi palju on sellist eelarvamust, et kui sul on majatehase maja või prefab, et see peaks olema niisugune odav, ta on pigem alternatiiv, odava suuna alternatiiv sellisele arhitektilahendusele. Et me tahame seda natukene murda. Teine asi on see, et kui samamoodi vaadata sellist enamust valikut, siis see on väga kirju, et sama majatehas toodab väga erinevaid mudeleid. See on seinast seina, see on selline raadio, mis on igale maitsele, aga keegi ei kuula seda, sest järgmine lugu ei ole jälle meeldiv ja nii edasi. Ta mõnes mõttes oli ka suunatud arendajatele, et kui on selline planeeritav ala, siis on võimalik kasutada väga palju erinevaid mudeleid, aga nad näevad visuaalselt tervikuna välja. 10 majast koosnev grupp võib olla erinevate maja tüpoloogiatega, aga kogu see küla või see väike rajoon on ühtse arhitektuurse keelega. Et seesama seeria, sul võib olla 300 ruudune, 180 ruudune, aga nad on näha, et nad on ühesugused. See algmaterjal on sama, milles seda vormitakse. Ja maja kujust endast on sisuliselt võimalik ka tuletada hästi palju erinevaid versioone. Teda on võimalik pikemaks venitada, ta on võimalik risti panna L-tähekujuliselt, T-tähekujuliselt, rongikujuliselt, mida iganes. Hannelore, sina oled selle Passion House'i, kus me praegu viibime, sisearhitektuurse lahendi autor. Mis olid need põhilised lähtepunktid sulle, kui sa alustasid tööd? Passion House'i põhikontseptsiooniks on teha inimese elu lihtsamaks. Kui muidu inimene hakkab endale maja ehitama, siis ta peab vastakuti seisma erinevate probleemidega, otsustega ja see on selline pikk ja suhteliselt vaevaline protsess, mis ma isikliku kogemuse põhjal võin öelda, et kui inimesed isegi alustavad entusiasmiga, siis ühel hetkel on nad ikkagi väga murelikult ja kergelt depressioonis. Passion House'i pluss ongi see, et inimene läheb seda maja ostma nagu disainitud valmistoodet, näiteks nagu autot. Ta valib endale teatud paketid ja väga kiire aja jooksul saab endale väga hea ja kvaliteetse disaintoote ehk maja. Paketid tähendab siis seda, et see konkreetne lahendus, mida me nüüd selle Passion House'i puhul näeme, ei ole mitte üldsegi ainus versioon, et sa saad siis mängida nende materjalide ja värvidega. Ja, just. Et luua oma isikupärast sellist lähenemist. No maja ei ole üldse mitte suur, ta on tegelikult 51 ruutmeetrit ainult suur. Pluss siis see rõduosa veel, eks, aga sa oled väga nutikalt selle ruumi ära lahendanud ja iga ruutsentimeetri tõesti ära kasutanud, et kui pikk töö see oli ja räägi nendest nüanssidest pisut. See töö on olnud üpris pikk ja selle Passion House'i loomise taga on päris suur meeskond erinevatest inseneridest, arhitektid, disainerid. Eesmärk on selle maja puhul saavutada niivõrd hea ja kvaliteetne tulemus, et inimene ei peaks mingisugust muret sellise protsessi peale tundma. Põhiliseks selliseks eesmärgiks on olnud luua naturaalsete materjalidega modernne kodu. Et kõik, mis me siin näeme, on tõesti naturaalsed, et seinad, laed, maja karkass on puidust, et ühtegi sellist kipsplaati või kunstmaterjali kasutatud ei ole. Põrandad on ka täispuit või siis taga saunaruumi pool looduskivi. Teine selline suur aspekt, mida me oleme püüdnud kasutada, et see konkreetne maja on selline hästi väike, et me tahame siia hästi palju selliseid erinevaid funktsioone ära paigutada, et oleks nagu ristkasutatav ja lisaks oleks sellel majal palju palipaiku, mida sa alguses ei silma, aga tegelikult on sul kõik asjad võimalik ära panna. No hakkame kirjeldama vaikselt, siis näiteks me võime maja tagantpoolt pihta hakata. Sinna on nutikalt ära paigutatud voodi. Jaa. Et see konkreetne maja on selline 51-ruudune saunamaja, kus siis tagapool on saun, eespool selline
funktsiooni täitev ruum. Saun on lisaks sellele, et sa saad teda nii-öelda sihtotstarbeliselt kasutada, on võimalik ka muuta lisamagamistoaks, et seal sauna eesruumis on lükandustega suletav duširuum ja seina pealt käib välja voodi. Miks just on saunale ja sellele duširuumile nii suur osatähtsus antud selle maja puhul? Siin on pigem nagu tegemist sellega, et eestlased ja üldse Põhjamaa inimesed on väga saunalembelised, et sellepärast on see sauna funktsioon siin niivõrd oluline. See elu tundub tõeliselt mugavaks tehtud selles pisikeses majas. Räägi nendest tehnilistest lahendustest, mida ma märkan siin kõikvõimalike ja esimese hooga ei suudagi võib-olla kõigest aru saada. No eesmärgiks on teha, nagu ma alguses ütlesin, et inimesele elu lihtsamaks ja kasutada seda smart disaini võtteid, et me tõesti nagu oleme püüdnud mõelda mitu sammu ette, et kui inimene elab, et tal ei oleks tõesti enam vaja midagi nagu ümber projekteerida, ei ole kuskilt puudu mingi lülitim, pistik või valgust ei ole seal, kus täpselt vaja. Et noh, näited, et kui sa nagu selle elutoa diivani lahti teed ja magama hakkad minema, et siis kõik siin on käepärast, sa saad ühele nupuvajutusega kogu maja rulood alla lasta. Need on niisugused elektrilised rulood, mis on süvistatud akna ülemistesse paledesse ja need jooksevad kõik ette. Köögis on nagu väga palju üritatud panipaikadena ära kasutada kõik iga ruutsentimeeter. Kui sa hakid või su käed on määrdunud, sa ei taha neid valgeid kapiuksi puutuda, et sa saad jalaga avada prügikonteineri või köögisegistist käib välja dušš, sul ei ole mingisugune värviline feeripudel nii-öelda seal tööpinna peal, vaid seal on süvistatud seebidosaator, et noh, kõik sellised pisikesed asjad, mis nagu muudavadki igapäevaelu nagu lihtsamaks. Aga valguslahendus, nii see naturaalne valgus, kuidas langeb see siia ruumidesse ja ka siis ruumis sees olev? Oleme nagu püüdnud võimalikult sellist energiasäästlikku lahendust pakkuda, et kogu maja on LED-valgustusega. Lisaks on see maja arhitektuurne vorm selline, et see väljaulatuv nokaosa on disainitud just sellepärast, et suvel see kõrgelt liikuv päike ei kütaks seda maja nii-öelda kasvuhoonena väga kuumaks ja samas jälle talvel madalalt liikuv päike paistaks nagu ilusasti sisse. Lisaks on selle valgustusega niimoodi, et kuna siin on nagu kasutatud jooga targamaja süsteemi, siis on sul võimalik neid erinevaid režiime projekteerida kas või kuni selleni, et kui sa öösel on vaja minna WC-sse, et sul ongi öine režiim, mis vastavalt sinu liikumisele läheb põlema ja mõne aja pärast kustub ise ära. Ja see on nagu võimalik, et sul ei lähe niimoodi kohe täis tuled kõik põlema, vaid ongi võimalik reguleerida näiteks 30% peale kogu valgustus. No selle maja puhul on küll nii, et sa võid tõesti tulla oma kohvriga siia sisse ja elama hakata, et mitte midagi pole justkui vaja endale enam teha, eks. Aga kuhu võiks see maja sobida? No see konkreetne niisugune väiksem maja, et ta on nagu ideaalne suvemaja või siis nagu suurema sellise eramu kõrval aiamajaks. Ta on ideaalne sellistesse spordikeskustesse nagu, ma ei tea, suusakeskused, golfi, mis iganes nagu. Et ta on niisugune väike, aga väga kompaktne ja selline keskmine perekond saab siin ilusasti suvekuudel hakkama. Tegelikult võiks ju kõrva taha panna siit just need inimesed, kes elavad võib-olla ka linnas väikestes korterites, kuidas oma ruumi nutikalt ära kasutada. Jah, et kui seda maja saab on ju külastada ja kõik see panipaikade süsteem ja funktsioonide ristkasutus, seda annab ka väikestesse korteritesse lahendada.